Tere taas! Oleme siis jõudnud siiamaani, et kuuler on autol ees. Et kõik torustik on küljes. Kuuleri sobitamise käigus sai ka siis stanget proovitud, et kuuler täpselt keskele läheks. Et praegu see asukoht on siis selle järgi valitud, et stange ilusti peale mahuks. Et see stange, mida ma proovisin, et kes on kanalit jälginud algusest saati, te peaks teadma, mis auto stange see on. Et see on siis, niisama lühidalt öeldes on see siis S2 replika stange, mis on sees tühi. Et siis selle järgi sai ilusti proovida, et mahub peale, et ruumi on. Ehk siis selle järgi saigi see kuuler siia ette ehitatud. Et siit sai siis blow-offi flants keevitada lasta. Siit altpoolt läks üks tila. See on, kus see lõdvik on. See läheb siia tühikäigu mootorile. Ehk siis kogu torude ringi sai ilusti kokku. Üsna minimaalselt, et võimalikult vähe kurve. Vaatame siit poolt ka. Et niimoodi ta välja tuli, siin pool on mõni klamber puudu veel, ma pean poest 4 klambrit tooma, ma unustasin ära. Siin pool on kõik klambrid küljes. Siit tulebki, ongi see põlv 90 kraadi ja seal taga on üleminek turbo külge 76 pealt 50-le. Aga nüüd on asjalood nii kaugel, et saab ka esimese sõidu teha. Selles mõttes ma juba proovisin, auto edasi-tagasi liigub. Et lükkasin ta garaažist välja juba otsapidi. Soojaks läheb, sooja puhub sisse. Ventilaator töötab ees. Et lülitab end tööle, lülitab end kinni ka. Panin selle testimise boosti kella ka. Sellega vaatasin, vaakum on mingi 0,65. Nendel mootoritel vist ei tule päris 0,8, 0,9 nagu 1.8 turbodel. Et see vist pidi ka okei olema. Et kõik tundub hetkel nagu okei. Et tegelikult ma lasin ta juba soojaks ka 90 kraadini, kui ma ütlesin, et ma proovisin, kas vent töötab. Et selles mõttes kõik vedelikud püsivad sees. Jahutusvedelikku on natuke juurde vaja, sest salongi radikasse läks siit ära kõik. Et see osa on vaja veel ära täita. Aga see ei sega nüüd seda, et saaksin samas garaaži vahel esimese sõiduproovi teha. Lõpetasin just sõidu ära, et asjad isegi jäid omale kohale. Et selles mõttes auto keerab, et see roolivõimu ümber tegemise osa toimib. Pidurdab ka, pidurid on ka korras. Kindlasti esimesed võiks üle vaadata, seal need rattad nagu tühjalt käisid raskelt, seal võib-olla on kolvid kinni. Aga selles mõttes vähemasti hoo võtab ta maha. Et siin sees ongi veel jäänud see sama bardakk ära korraldada. Siin on vähemalt see raam ka olemas. Siis rooli kõrvalt on puudu kangid. Need kangid on mul siin peal. Et need tuleb ka panna, siin tuleb see pin-out natuke ümber ilmselt sättida. Siis saab selle osa ka paika, saab selle airbagi ka külge siia. Ja see rool tuleks puhtaks ka teha, sest siin on mingi eluakent küljes elama.
ja aju tuleb ka nüüd lükata omale kohale tagasi. Aga selles mõttes jah, et minu osa hakkab siin juures valmis saama. Et lõpetangi need viimased asjad ära. Ja siis sealt edasi, eks paistab, mis sellest saab.